Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energiavaate, mida toob siis nädal 16. kuni 22. märts. Kõigile meile valmis on mul pandud selleks nädalaks siia 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid endale siit välja noppida ka siis olulised sõnumid, mis sa tunned, et sinuga hetkel haakuvad, mis ei haaku, lase see endast kohe lahti, järelikult on see kellelegi teisele siis mõeldud. Iga nädala energia video lõpus on meil toimumas ka siit selline mäng, et siit saad vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all on ka siis olemas kirjelduses kõik ajamärgid, et saad sinna peale klikata, video läheb kohe selle mängu juurde või lugemise juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja mul on enne selle nädala energiate juurde minekut ka väike teadaanne, et väga palju mult viimasel ajal aina rohkem küsitakse tarokaartide õppimise kohta, et kas ma õpetan küll, ma olen hetkel loomas enda nagu sellist kursust enda kodulehele tiiutarot.ee/tarokool, et sealt selle leiad üles, hetkel on see soodushinnaga ka ja mul on ka selline pakkumine, et kõik, kes siis soetavad sealt kursuselt kas või ühe video, nemad saavad siis individuaalõppe nagu videokõne, tunniajase kõne siis ka soodsama hinnaga, ehk siis -20% ka sellest hinnast tuleb, et 50 euro asemel siis 40. Et saad küsida minult selle tunni aja jooksul igasugused erinevaid küsimusi, me arutame sinuga läbi võib-olla, mis on sinu individuaalne õppimine, mis sulle rohkem sobib, et kuidas sina peaksid kaartidele rohkem lähenema, sa saad küsida ka neid teemasid, kus sa oled endaga nagu toppama jäänud, et kui sa tahad rohkem nagu taro kaarte siis õppida tundma, et kui sa tunned, et see sind kõnetab, siis vaata tiiutarot.ee/tarokool, aga lähme siis nädala energiate juurde. Esimene kaart on meil karikate 5 tagurpidi, väga rõõmus algus on nädalale tehtud. Karikate baas õigetpidi, vau, okei, karikate kuningas, mõõdukus tagurpidi, siis on meil armastajad õigetspidi, mõõkade 8 õigetspidi ja müntide 6 õigetspidi. No okei, päris ilusad kaardid, eelkõige ennekõike on siin rohkem nagu sellist paarisuhete ja armastuse energiat õhus, aga lõpetuseks ka jõudsime selle müntide 6 ka raha asjadeni. Et aga üldiselt alustades karikate 5 tagurpidi. Nädala algus kohe, nädala esimene päev, karikate 5 tagurpidi on õnn ja rõõm. Igavene õnnistus on see kaart, kui ta tagurpidi välja tuleb. Kui karikate 5 on õigetpidi, ehk siis enda nagu sellises originaalses tähenduses, karikate 5 õigetpidi on kurb, melanhoolne, masenduses, pettunud, ennast haletsev ja iga tarokaartki kirjeldabki siis igasuguseid olukordasid, mis kõigi meie elus võivad ette tulla ja kõik me oleme olnud selles depressiivses või kurvas kohas omadega, mõnikord asjad ei ole läinud nii, nagu me tahame, mõnikord meil on palju igatsust või kahetsust, et miks ma varem ei teinud ja miks ma ikka ei proovinud ja me oleme endas pettunud või elus pettunud. Karikate 5 nagu siis esindab sellist tunnet nagu meie sees. Kui nüüd on karikate 5 ennast keeranud tagurpidi. Karikate 5 tagurpidi on just, et tekib rohkem seda optimismi, et see depressioon ja see murepilv nagu pea kohalt kaob ära. Ja järsku need tormid nagu lahenevad, need hallid pilved kaovad nagu taevast ära ja järsku me vaatame, aga tegelikult elu ei olegi üldse nii halb ja tegelikult on ikkagi nagu päris tore ja tegelikult mul on veel see asi hästi ja see asi hästi ja see asi hästi ja see asi hästi, et me hakkame rohkem nagu sellist rõõmutunnet ja optimismi siis enda elus nagu üles kaevama ja üles leidma. Ta on väga-väga nagu selline nunnukaart ja karikate 5 tagurpidi tead, ta on sinisilmne, naiivne ja selline lollakalt optimistlik, aga tead, sellistel inimestel elust lähebki kogu aeg hästi, kes ütlevad, tead, ma ei hakka muretsema, et niikuinii laheneb. Ja tead, nendel kogu aeg lahenebki kõik ära, vaata, sest nad ei hakka endale pähe võtmagi, et miski võiks halvasti minna või pahasti minna või metsa minna või untsu minna. Ja karikate 5 tagurpidi inimesed on nagu sellised, kuidagi lähevad vooluga rohkem kaasa, tunnevad elust rohkem rõõmu ja sa võid ise ka nagu tunda, et eriti kui sa oled viimased paar nädalat ja me elame, praegu on ka astroloogiliselt väga nagu karm periood olnud viimased paar nädalat. Ja kui sa oled tundnud nagu ennast hästi kuidagi loppis või muserdatuna või endalgi tekib praegu klomp kurku nagu seda juttu rääkides,
et kui sa oled tundnud, et sa oled hästi nagu selline, et midagi nagu rusub või häirib sind ja see on rohkem emotsionaalne kaart, võib-olla oled nutnud väga palju või et see nutmine ka on siis vabastanud palju pinget tõenäoliselt sinust. Ja karikate 5 tagurpidi tähendab, et nüüd see melanhoolsuse tunne nagu läheb üle. Et me saame rohkem nagu ka sellist optimismi, uued uksed hakkavad avanema, me hakkame nägema palju toredamaid asju enda elus ja karikate 5, sisuliselt tema nagu siis energeetika ongi nagu see, et elus kõigil meil ongi kogu aeg asjad, mis on hästi ja asjad, mis ei ole hästi. Elu ongi kompott kõigest sellest. Kui sa sööd kompotti või ühe paia toitu, näiteks ühe paia toidus mingisugused juurikad sulle sealt väga meeldivad ja mingid on sellised, ma ei taha, aga me sööme need ikka ära. Ja vaata, see ongi nagu siuke elu nagu osa ja karikate 5 kaart tagurpidis indikeerib nagu rõõmsat nädalat, et väga nagu mõnusalt ennast uuesti harmooniasse saav kaart, võid isegi saada rõõmusõnumeid, järgi tulevad kaardid, mis räägivad sõprusest ja armastusest, väga palju armastust ja teineteise toetamist ja armumist ja üldse nagu sellist sõbralikkust ja tõesti helgeid emotsioone ka järgnevates kaartides nagu karikate paas, karikate kuningas ja armastajad, väga ilusad kaardid suhetes, absoluutselt tasakaalus, õnnelikud, rahulikud, kuidagi selline emotsionaalselt me saame ennast rohkem nagu korda, et tegime nagu uus algus. Ja sellel nädalal ongi kusjuures uute alguste nädal, sellepärast et 19. neljapäeval meil on siis kuu loomine kalades, et uus kuu nagu alustab nii-öelda uus kuutsükkel ja kohe sinna järgi reedel 20. tuleb meil siis kevadine pööripäev ehk siis astroloogiline aasta algus ja päike liigub nagu jäära. Ja see on juba veel korralikum ja suurem ja võimsam uus algus kusjuures. Et siin on nagu sellist pöördelist energiat sellel nädalal, aga mitte võib-olla nii intensiivselt, kui sa oled eelnevad paar nädalat tundnud, kui eelmised paar nädalat on olnud selline nagu Ameerika mäed, ka enamalt emotsionaalselt, või võib-olla ka suhetes on väga palju nagu selliseid tülisid ja krahhe olnud, siis see nädal on harmoonia. See nädal me saame korda ennast, me saame enda emotsioonid korda, me saame rõõmutunde tagasi, suhted lähevad ilusamaks, uued toredad inimesed tulevad selle, et siin on hästi palju helgust ja nagu kuidagi rõõmu. Nii et karikate 5 tagurpidi tulen tagasi selle esimese kaardi juurde, kuidas temaga käituda ongi olla hästi delulu, nii-öelda meil on selline pop sõna praegu, et olla nii naiivselt ja sinisilmselt nii optimistlikku vähegi nagu saab ja ärme üldse võtagi pähe, et midagi võib halvasti minna või pahasti minna. Sellist reaalsust ei eksisteerigi. Et keskendume ainult kõige õnnelikumatele unistustele ja eesmärkidele ja mul on ikka see asi elus nii tore ja tegelikult on see asi ka nii hästi ja selline optimismilaine tegelikult hästi nagu aitab meid ka elus kiirete sammudega edasi. Tekib rohkem rõõmu ja sellist maharahunemist ja ka üks nagu aspekt, karikate 5 on see kahetsuse aspekt, et ma kahetsen, et ma noorena ei teinud või miks ma varem ei teinud või miks ma niimoodi viskasin raha tuulde või miks ma selle inimesega nagu rääkisin, ma kahetsen, et ma üldse nagu tegin seda ja vaata see kahetsuse energia tegelikult väga pärsib meid ja toob ka tuju alla ja meie energeetilise võnke alla. Et meil ei ole mõtet kahetseda elus mitte midagi, mis oli, see oli ja järelikult, kui ta oli, siis ta pidigi olema. Siis see pidigi olema selline õppetund, pidigi olema selline reaalsus ja selline nagu olukord. Sa pididki selle asja niimoodi tegema läbi, et õppida sellest palju, et järelikult see oli millekski vajalik. Et mõnikord meil tuleb karikate 5 ka seda endale meelde tuletada, et need hinnangud nagu hea või halb olukord või suhe või asi, hea ja halb on subjektiivsed hinnangud. Universumi jaoks on kõik neutraalne. Need on ainult õppetunnid, need on arengupunktid tema jaoks ja mõnikord nagu hästi selline kainestav ja rahustav on elu vaadata hoopis nagu sellise mätta otsast. Siis me liigume edasi, meil on siin teisipäeva koha peal karikate paas õigepidi on nii nunnu ja nii tore ja nii armas. Ta on armastuse kaart ja armumise kaart ja silmarõõmude kaart vallalistele, vallalised ka teil on järgi tulemas karikate kuningas, et karikate paasis me justkui nagu armume, meil tekib mingi silmarõõm, karikate kuningas on juba rohkem, õpime teineteist tundma, inimene on suhteks valmis, ta on küps, tal on sarved maha joostud ja siis meil on ühel hetkel ka siin täpselt selle kevadise pööripäeva koha peal armastajad ka veel õigetpidi, et armastajad on nagu nii ilus, sügav armastuse ja harmoonia ja kuidagi sellise
sügava nagu hingesugulase ja teineteise mõistmise ja toetamise nagu energia. Väga-väga ilusad kaardid armastuses, et vallaliselt teil on see nädal tõesti nagu sihuke mingisugune uks avaneb paarisuhetes, et tõesti seda potentsiaali armumiseks, uute inimeste enda elu leidmiseks on palju. Et kui sa oled tundnud ennast pikka aega üksikuna, siis see on see nädal, kus hästi võtta ennast ka nagu käsile selles suhtes, et võib-olla tahad tagasi pöörduda kohtingu äppidesse, võib-olla sa tahad rohkem suhelda, naeratada kellegile, kes sulle tööl meeldib, eks ole, et rohkem ka võib-olla neid ohjasid enda kätte haarata või näidata nagu rohelist tuld välja, sest tead, karikate paažis meil on nagu tükk tegemist sellega, et karikate paas on hästi siuke kohmetu ja häbelik kaart ja mõnikord nagu meile keegi meeldib, aga me ei julge talle otsagi vaadata, natukene nagu selline, eks ole, aga samas mingi sisetunne nagu ütleb, et ma vist meeldin talle ka, et meil tuleb rohkem nagu kuidagi rõõmuga ennast avada, enda nagu südant avada, rohkem nagu välja näidata, enda nagu poolehoidu, on ju. Et ja võib-olla ka rohkem nagu avada energeetiliselt, emotsionaalselt ennast nagu uutele sõpradele, uutele suhetele, uutele inimestele enda elus ja ka aktiivsemalt ise nagu väljas käia või liikuda või inimestega suhelda, eks ole. Kes on suhtes, karikate paas muide ennustab ka laste saamist, kuna ta on ka lapsekaart ja sisemise lapsekaart, on ju. Karikate baasis võivad, et kes ootavad väga beebiuudiseid, võivad tulla rõõmusõnumid, eriti kui sul on karikate viiekaart ka veel tagurpidi. Mõnikord armastajad ennustab kaksikuid, ma lihtsalt ütlen, see võib-olla see sõnum ei ole kõigile teile, kõik te ei hakka neid saama, aga siin on nagu seda hõngu ka. On ju, ja kes on suhtes, karikate baas tegelikult tähendab väga siiraid tundeid. Mõnikord me ei oska neid väljendada, mõnikord me nagu mõtleme oma peas, et ma ei pea ütlemagi välja, et küll ta aru saab, et ma armastan teda. Meil tuleb rohkem võib-olla nagu reaalselt neid žeste teha ja suhelda ja öelda, et sa oled nii ilus või tore ja ma olen uhke sülle ja mulle meeldib see asi sinus ja rohkem nagu selliseid komplimente teha, seda lähedust ja ühtehoidmist nagu leida ja aktiivsem olla ja tõesti suu lahti teha ja öelda, mis on hästi, võib-olla mis sa tahad, et oleks natuke paremini, eks et sest karikate baasiga meil on ohtu nagu lähisuhetes ja see võib olla ka mitte ainult paarisuhted, aga ka sõprussuhted näiteks, et pigem karikate element räägib nagu sellistest südameinimestest, et see ei ole nagu mingisugune suvaline tuttav kuskilt, et ta on ikkagi lähedasem inimene, aga me ei julge nagu välja öelda, kui midagi nagu kripeldab või häirib või me tahaks, et oleks nagu võib-olla rohkem midagi või vähem midagi ja siis me nagu mõtleme, et mis ma ikka nagu tüli teen ja tegelikult on nagu normaalne, vaata, et mingid välja ütlemata sõnad on nagu siin klombina kurgus, on ju, aga samas karikate baas on hästi armas, et kui me räägime nagu sellest, siis teine inimene nagu kohe mõistab ja karikate baas on hästi selline südamesse kaart, eks ole, isegi töös karjääris ta räägib nagu sellest, et küsi endalt nagu, mida su süda igatseb või et mis teeb sind kõige õnnelikumaks, et meil ei ole mõtet ajada raha taga või mingisugust kuulsust taga. Karikate baas räägib sellest, et sa pead ise olema õnnelik, kui sa ise oled õnnelik, siis tuleb raha ka ja siis hakkavad ka uued uksed avanema, sa hakkad ise ka rohkem nägema, kuidas küllust enda ellu nagu tõmmata, et see rõõmutunde nagu taasavastamine, et see toob ka raha nagu rohkem meile siis juurde. Ja karikate baas on siis see armumine, karikate baas on ka laste saamine, karikate baas on ka sisemine laps, ehk siis loomingulisus, kreatiivsus, oled tahtnud tantsida, trallida, sõpradega minna välja, oled tahtnud näiteks maalida või laulda rohkem või igasugune nagu selline loometöö, fantaasia kasutamine või aktiivsus, et need on ka selle sisemise lapse nagu teemad, et siin on palju sisemise lapse tervendust, et see nädal üldse praegusel ajal hästi tugevalt tervenevad meie emotsionaalsed kehad, meie lapsepõlve traumad, et sa võid isegi unes kõike seda näha, et see on väga nagu tugevalt selline armas ja tervendav kaart. Siis meil on karikate kuningas järgi tulemas kolmapäeval siin, et karikate kuningas on veelgi tugevam armastuse kaart. Ta on romantiline armastus ja armastav partner meie elus ja kes on suhtes, no ta alati ikka õnnega koos, et teil on väga-väga hea suhe ja aina rohkem harmooniat siin tuleb, sest armastajad on ka ühel hetkel meil siin tulemas järgi, siin on kihlus, siin on abielu, siin on pereloomist, siin on nagu sellist igavesti kestvat nagu armastust ja karikate kuningas on keegi, kellel on sarved maha joostud, kes on küps, kes on valmis suhteks, kes ei tiluliluta niisama, et no ma ei tea, mis ma tahan
tahan, et tema teab, mis ta tahab sind igavesti, eks ole, ta on hästi selline tugev ja sügav ja armas. Ja karikate kuningas on meie enda süda ka, kõigi meie sees on see kaart. Karikate kuningas on ka enesearmastus ja enese esikohale asetamine ja tõesti nagu ka see enesekindlus suhetes, et ma ei ütlen välja, mis mind häirib, ma sean piire, eks ole, ma ütlen, mis ma tahan, mis ma ei taha, ma usaldan ennast, ma väärtustan ennast, ma armastan ennast piisavalt, et mitte leppida mingite mõttetute, näiteks sõprussuhetega, ma ei lase töökaaslastele ennast negatiivselt kohelda, sest ma väärtustan ennast, et on tõesti nagu selline enesearmastuse nagu teema ka. Ja mida rohkem meie sees on enesearmastust, seda rohkem me kogeme ka armastust nagu väljaspoolt saades, ehk siis teistelt paarisuhetes, sõprussuhetes, inimesed hoiavad meid, sest me hoiame iseennast, et see kaart natuke toob selle fookuse tagasi iseendale. Ja karikate kuningas, mina näen seda kaarti alati nagu ookeani. Ta ei ole väike lomp ega tiik ega järv ega mingi pisike ojakene. Karikate kuningas on selline sügav, nagu suur, kõikehõlmav, soe, imeilus ookean, kus elavad imelised värvilised kalad ja korallid ja delfiinid ja vaalad ja ta on hästi selline rikkalik nagu kaart. Ta on ja eriti nagu emotsionaalselt, et vesi ja karikate element on vesi ja karikate kuningas on nagu kõigem nendest, et kõige tugevam ja suurem nagu vee-elemendi nagu kaart väikeses taros ja ta on tõesti kohale jõudnud kuskile enesearmastusse, ilusatesse suhetesse, rõõmutundesse nagu enda elus, et ja see ookean aina avardub, see ookean ei lõppegi nagu otse, et meie maailmas ka meil need ookeani sügavikud, ega nad kõik ei ole läbi uuritud. Teadlased avastavad iga päev mingi uue looma sealt, et ja karikate kuningas räägibki sellest, et meil on alati avastada elust, suhetest, teistest inimestest, hingesugulastest, iseendast, oma südamest, oma loomingust, et see on sügav nagu ookean ja sealt aina tuleb seda loomingut, aina tuleb rõõmutunnet, aina uued toredad inimesed meie ellu voolavad selles kaardis ja meil tasub sukelduda sellesse, mitte ainult varba otsaga natukene proovida, et no ma ei tea, et äkki julgen siis natuke armuda või rääkida kellegiga, vaid tõesti nagu pea ees karmauhti nagu sisse hüpata ja pane kas või kõhukat. Aga nagu tõesti naudi seda emotsionaalsust, mis sinu sees on, see on tegelikult väga nagu tugev asi on olla tundlik ja haavatav. See ongi nagu see põhipoint, et kui me oleme enesekaitses, ma ei taha kedagi näha, ma ei taha kellegiga rääkida, ma ei usalda inimesi, siis me tegelikult me sulgeme ennast ka armastusele, loomingule, emotsioonidele, aga kohe, kui me julgeme nutta ja olla haavatav ja tõesti siiralt nagu avada ennast, me ka riskime haiget saamisega, aga see risk on alati seda väärt, sest see avatus toob ka väga palju armastust, et siin on nagu selline südamete avanemise nädal, mitte ainult nagu paarisuhete mõttes, vaid üldse nagu elu ja ka universum ja looming ja hingelisus ja spirituaalsus on väga-väga nagu armas sõnum, mis siit tuleb. Siis meil on väike mõõdukust tagurpidisid, mitte väike, vaid päris suur kaart, järgi tulemas, aga ole mureta, sest siia kohe selle mõõdukust tagurpidi järgi tuleb meil armastajad õigetpidi, mis viib meid tagasi harmooniasse ja armastusse. Miks ma ütlen, et meil on see mõõdukust tagurpidi niimoodi ettevaatlikult? Mõõdukust tagurpidi võib olla natuke ebastabiilne kaart ja kui ma ütlen natukene, siis see on jutumärkides. Mis juhtub selles kaardis tagurpidi? Miks ta juba ei helista? Miks ta juba ei tule? Miks ma juba uut tööd ei saa? Miks see juba niimoodi ei lähe? Issand jumal, ma tahan. Ja me muutume hästi kärsituks, ebastabiilseks. Me paneme tegelikult enda rahamahlad ja loomemahlad kõik kinni sellega, et me ei suuda maha rahuneda. Ja mõõdukus, tahame kiirustada asjadega ja mõõdukus õpetab meile, et kannatlikkus on rikkus. Rahulikult, omas tempos, ma ei rapsi, ma ei kiirusta, kui keegi ei vasta, tead head aega, kui mingid asjad ei lähe nii, nagu ma tahan, suva, eks ole, et ma lasen nagu sellest lahti. Mõõdukuse õpib siis paindlikkust, kuldse kesktee leidmist. Kui sa otsid ennast karjääris või sa otsid ennast üldse elus või suhetes, siis mõõdukus tavaliselt tähendab seda, et hakkab tekkima mingisugune teistsugusem alternatiivsem kuldne keskteekene sulle. Et me ei ole enam äärmustes, või et meie elu ei ole enam nagu Ameerika mäed, vaid me leiame sellise balansi ja tasakaalu, puhkeaeg, eraelu, suhted, töö, raha. See nädal hakkab nagu sellist mõnusat
rõõmsat balanssi tulema meie ellu. Kohe siin meil on nädala lõpus ju ka müntide kuus õiget pidi, mis on väga hea töökaart, rahakaart, sõpruse kaart, suhete kaart. Müntide kuus ongi, tema sümbol on see kaalukauss ja kui see kaart on õiget pidi, nagu ta siin on, siis asjad on balansis. Ehk siis korraks meil veel võib tekkida, see on täpselt selle kuu loomise päeval ka veel, eks ole. Et korraks meil võib selles mõõdukuses tagurpidi tekkida mingi paanika, mingi hirm, mingid ärevused löövad üles. Kuu loomine on kalades ka, mis on väga vesine, emotsionaalne nagu siis element ja tähemärk. Ja mis juhtub, me hakkame üle mõtlema, üle hädaldama, jälle korraks need mingid vanad iganenud mustrid, emotsioonid meist üles nagu kerkivad. Kardame, et ma ei saavuta midagi, kardan, et ma ei saa, kardan, et ta ei vasta, äkki ta ei taha mind, äkki issand jumal, eks ole. Ja me hakkame natuke nagu üle mõtlema, siis me võime muutuda ebastabiilseks ja mis juhtub mõõdukusega tagurpidi on siis see, et me hakkame rapsima. Et me hakkame kohe kirjutama kõigile, kohe rääkima, kohe otsustama, kohe tegema. Ja siis pärast kahetseme, et mida rahulikumalt sa võtad ja kannatlikumalt ootad, seda parem ja mõõdukus räägib ka sellest, et kui me manifesteerime midagi enda ellu, uut armastust või uut kodu või uut tööd, siis me peaks keskenduma nagu kõige ideaalsemale, kõige paremale unistuste variandile ja teadma kindlalt, niikuinii see sulle tuleb. Ja seetõttu ei ole vahepeal mõtet rapsides mingit mõttetut suvalist varianti endale nagu võtta. Et keskendume ikkagi sellele nagu kõige-kõigemale. Järgi on meil tulemas sellele armastajad. Armastajad on jällegi kaart number 6, mis Taros on ka sulle on müntide 6 siin ja see armastajad on number 6. Balanss ja tasakaal on number 6. Number 6 on ju armastajate kaart, see on armastus. Number 6 on ka pere ja kogukond ja inimesed meie ümber ja ka lapsed, selline suguvõsa teemad, aga ka selline imeilus energia siis hingesugulaste vahel. Ja armastajad on nagu kõige suurem, kõige võimsam nagu armastuse kaart. Kaardipakis ta räägib meie kaksikleekidest ja hingesugulastest ja võimsatest nagu partnerlussuhetest meie elus. Ja partnerlussuhted võivad armastates olla ka selles suhtes hingesugulased, ei pea alati olema nagu armastussuhted on ju, tihti see kaart seda tähendab, aga ka näiteks meie parim sõber on ju, kellega me oleme loodud seda elu siin koos jagama ja koos nutma ja naerma on ju, et teineteise õla peal. Armastajad võib ka tähendada nagu, et loomingus on tekkimas uued nagu partnerlussuhted on ju, et me hakkame koos mingit äri tegema või näiteks kunsti tegema, eks ole, et ka siin on sellist tiimitöö siis sõnumit. Armastajad ka, lisaks sellele, et ta toob kõigile, kes on vallalised, kes on suhtes, vahet ei ole, kus sa enda suhetega hetkel oled, armastajad toob harmooniat, rõõmu ja tõesti tugevaid hingesugulisi ja ka armastust. See on väga-väga hea kaart. Seega võid maha rahuneda, kõik läheb hästi. Aga armastajad on ka valik, kuna ta on duaalne kaart, siin on kaks rada, 2 valikut, 2 suunda, pead suure otsuse võib-olla tegema selle nädala jooksul või siis see ongi sattunud siis kevadise pööripäeva peale, et see armastajad on see, et kas see töö või see töö, tahan või ei taha, jään või lähen, A või B, mida ma siis elus teha tahan, eks ole. Ja armastajad soovitab, et vali enda südamega, ära hakka üldse ajudega mõtlemagi, kujuta lihtsalt ette, mis on nagu kõige nagu lahedam asi, mis kõige õnnelikumaks hetkel nagu teeks ja siis vali nagu see. Ja armastajates meil läheb peas assi, sest teiste inimeste bla 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 hakkab meid nagu mõjutama, et üks ütleb, et tee nii ja teine ütleb, et ära ikka nii tee ikka naa ja siis tead, ühel hetkel me avastame, et ise ka ei saa aru, et kes ma olen ja mis ma tahan. Meil tuleb võib-olla korraks see vaikuse hetk nagu tekitada enda ellu, et ma olen üksinda, ma istun endaga ja ma mõtlen nagu tõesti, kes ma olen ja kuhu ma tahan nagu välja jõuda. Mis on see nagu kõige-kõigem nagu punkt. Ja seda aitabki mõõdukus ja armastajad, nad otsivad mingisugust kuldset keskteed, tasakaalu, mingit uut algust. Ja tegelikult see tekib. Mida ise õnnelikum ja rahulikum ja harmoonias ja rõõmsam oled, seda paremini ja selgemalt see su ellu tekib. Kohe, kui hakkad üle mõtlema, rapsima, siis läheb vesi nagu sogaseks nii-öelda. Siis armastajatel järgi meil on siin laupäeva koha peal mõkkade 8. Mõkkade 8, ta ei ole nagu väga suur kaart, et see on nagu kergesti lahendatav. Mõkkade 8 on kerge ülemõtlemine. Issand jumal, ma olen siin nii kinni ja mina ikka ei saa seda uut tööd ja ma pean ikka jätkama nagu siin ja meil on tunne nagu mingisugusest
nagu piiratuse illusioon on nagu väga hea nagu fraas, eks ole, sellele kaardile, et me oleme ennast ise sinna lõksu kinni mõelnud. Ma ei oska, ma ei saa, mul ei ole võimalik, mul pole raha, eks ole, et me oleme nagu, tunneme, et me oleme nagu piiratud või kuskil kinni. Tegelikult on mõõkade 8 lahendus nina all. Lahendus ei ole mitte enam mõelda, sest sa oled juba üle mõelnud. Lahendus on hakata tegema, katsetama, proovima. Ja kui sa tunned, et tööalaselt oled kuskil kinni, õpi midagi uut, mine kuskile kursusele, võib-olla kandideeri uutesse kohtadesse, saada CV ära, vaata, mis juhtub, et me peame käised üles käärima ja praktiliselt reaalselt midagi nagu tegema. Ja võib-olla see sõnum on nagu terveks nädalaks, et ära istu nagu niisama, vaid tee nagu pisikesi liigutusi ja pisikesi samme, muidu sa jäädki nagu ühe koha peal üle mõtlema, eks ole. Ja mõõkade 8, et ta on nagu selline kaart, et issand jumal, mu elu seisab paigal, ühtegi varianti ei ole ja siis järsku hakkame lihtsalt midagi muud tegema või võime mõtted mujale või mingi pisikese liigutuse teeme ära ja järsku, aga tegelikult ma ei olnudki siin kinni, tegelikult kõik on lahenenud ja tegelikult kõik on ülihea ja et see on nii kergesti üle saada või lahendatav probleem, mis meie ajus tundub hästi õudne ja suur. Et tegelikult piiri ei ole, piire ka ei ole universumis, sa saaksid kõik, mis sa tahaksid. Selles mõõkade 8 lihtsalt tuletab meile meelde, et meie aju mõtleb väga piiratult, aga meie olemus ja meie hingeline olemus, sellel ei ole nagu piire, eks ole, et me peame natuke enda peast välja saama ja hakkame siin nendes vesistes kaartides rohkem ja armastuse kaartides rohkem nagu enda südant kuulama, südamega nagu edasi minema ja siin ka kehtib sama sõnum, et kui sa ise oled õnnelik midagi tehes, eks ole, siis selle juurde tõmbub ka raha, küllus, armastus, kõik tõmbub selle elevuse, õnnetunde, energia nagu juurde, et sellepärast me alustamegi nädalat karikate 5 tagurpidi, mis palub meil olla naiivne ja optimistlik ja sinisilmne ja niikuinii kõik laheneb, vaata, täpselt sellises energias nagu olla ja siis hakkavadki asjad lahenema. Ja nädala lõppu meil on tulemas ka müntide kuus siis õigetpidi, tema räägib asjade balansi saamisest, eriti nagu rahalisest ja materiaalsest poolest, et kellel on tunne, et on palju kulutanud või palju erroreid olnud rahaga seoses, palju hirme, ebastabiilsust, siis müntide kuus viib asjad tasakaalu, viib asjad jälle nii-öelda joonde ja jonksu, selle kaardi sümbol, nagu me enne ütlesin, ongi see kaalukauss, eks ole, kui see kaart on õigetpidi, see on nagu võrdne, et me teeme küll head tööd, aga me ei punnitagi ennast üle, kes on just vastupidi tundnud, et ainult tööd teebki, et tahaks nagu puhata ka, siis ka sulle on see tasakaalustumise nagu sõnum, et saad nagu maha rahuneda, mingid asjad lahenevad lihtsalt iseenesest ära, et saad kuidagi rohkem sellist elu tasakaalu nautida, suhted, aeg iseendale, mingid hobid, võib-olla ka nagu lihtsalt puhata rohkem ja samas ka mõnusalt tööd teha, et asjad lähevad nagu selles kaardis mõnusalt balanssi. Müntide kuus on ka heade tehingute, heade ostude ja heade otsuste kaart nagu rahaliselt. Taro ei saa muidugi kunagi olla finantsilised nõuanded sulle, eks ole, mõtlema rahaasjad nagu läbi, aga müntide kuus tavaliselt õigepidi tähendab, et me oleme tegemas nagu häid otsuseid, et kui sulle nendel nagu kõik asjad selged, läbi mõeldud, tunne on hea, siis müntide kuus on nagu hea rahaline valik või otsus, eks ole. Et õigepidi ta indikeerib nagu seda, et kõik jäävad nagu rahule sellega kokkuvõttes, ostja jääb rahule, müüja jääb rahule, asi on õiglane, hind on õiglane, kuidagi selline mõnus energia ka nagu ostudes ja raha ongi energia, et me peame raha nagu kulutama selleks, et saada raha nagu teenida, et energia peab nagu liikuma, eks ole, ja müntide kuus teab seda, et sellepärast, et asjad peavadki olema tasakaalus ja balansis, et kui me hirmunult selle raha otsas istume ja nagu kuidagi üle mõtleme, siis asjad seisavadki paigal, aga kohe, kui me hakkame nagu liigutama ennast ja teatud otsuseid tegema, siis asjad ka hakkavad lahenema ja edasi arenema. Et vot selline sõnum ja müntide kuus on väga hea kaart ka nagu töökaaslaste vahel ja sõpruses ja võib-olla saadki, et kui sa otsid midagi uut, näiteks tööalaselt või et sa otsid mingit lahendust enda murele, siis müntide kuus on nagu mingi sõber, tuttav, et keegi ikka kedagi teab, kes oskab nagu lahendada või aidata, eks ole, et siin selles kaardis tasub ka väga palju nagu suhelda teiste inimestega, võib-olla tiimitööd rohkem teha, et ka armastajad on ka rohkem nagu selline, et aitame teineteist ja näitame teineteisele suunda, natuke nagu selline kaart ka siis.
Vot niimoodi tähemärkidest see nädal siis väljas karikate baas, tema on siis kõik veemärgid, vähk, skorpion, kalad, karikate kuningas kõik meessoost veemärgid, taaskord vähk, skorpion, kalad. Mõõdukus on amburi isikukaart ja armastajad on kaksikute isikukaart, nii et need tähemärgid võivad sinu elus siis selle nädala suurt rolli mängida. Kui see lugemine sinuga haakus, siis ja kui sa tahad enda isiklikku lugemist tellida, siis võid mulle kirjutada tere@tiiutarot.ee. Aga ma loodan, et see tuleb hästi tore ja vahva nädal. Aitäh sulle ja me lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu. Mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab siis vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida must-valge laiguline kivikene, kuldne sakiline kivikene, läbipaistev valge kivikene, tumesinine kivikene, punane kivikene, siuke hele sinakas roheline kivikene ja tumedam sinakas roheline kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video korraks pausile, saad rahulikult ära otsustada, ära tunnetada. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused meie küsimustele. Okei, juba lendavad siin. Alustame siit. Must-valge laiguline kivikene, tähemärgid sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev. Vastus on vali uus suund ja jah, vahel täpselt, mis on väga huvitav, nagu selline kahetine sõnum siis sulle. Siis hele sinakas roheline kivikene, tähemärk kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev. Vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Tume rohekas sinine kivikene, tähemärgid lõvi neitsi, nädalapäev, kolmapäev. Vastus on võib-olla ja ei vahel, aga ta natuke rohkem selle võib-olla poole peal. Kuldne sakiline kivikene, tähemärk skorpion, nädalapäev, neljapäev, reede. Vastus on pigem jah. Ta küll täpselt siin peal ei ole, aga ta on rohkem selle, tunduvalt rohkem selle jahi poole peal siin, et päris hea. Siis meil on punane kivikene, tähemärgid ambur ja kaljukits, nädalapäev, reede, laupäev. Vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Siis meil on valge läbipaistev kivikene, tähemärk veevalaja, nädalapäev, laupäev. Vastus on paraku ei. Ja meil on tumesinine kivikene, tähemärk veevalaja ja kala, nädalapäev, laupäev, pühapäev ja vastus on võib-olla. Vot niimoodi, kallikesed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, äge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast. Kui see sulle meeldis, võid mulle kirjutada tere@tiiutarot.ee, kui sa tahad endaga isiklikku lugemist tellida. Aitäh sulle ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!